Boomeri liit on läbi. Millenialid ja Z-generatsioon pöörduvad teineteise vastu. Millenialid ütlevad, et Z-generatsiooniga on võimatu koos töötada. Z-generatsioon peab milleniaale Harry Potteri kinnisideega nostalgiast sõltuvateks piinlike moeelistustega inimesteks. Kuid kriisi tegelikkus on sellest palju süngem. Tegelik võitlus käib selle üle, kes saab päranduseks selle, mis keskklassist veel alles on. Millenialid jõudsid täiskasvanuikka just siis, kui stabiilse eluredel hakkas kokku varisema. Ja nad on aastaid püüdnud seda redelit mööda ikkagi üles ronida. Z-generatsioon päris veelgi järsema tõusu, kuid erinevad milleniaalidest ei taha paljud neist seda redelit mööda üldse üles ronida. Nad tahavad selle hoopis maha tõmmata. Pole vahet, kas tunned rohkem milleniaale või Z-generatsiooni esindajaid. Tõenäoliselt kuuled sa täpselt sama asja. Tööturg on karm. Keegi justkui ei palkaks kedagi. Ja kui keegi ka palkab, siis palk, tööajad ja nõudmised muudavad selle töö vaevu seda väärt, et see vastu võtta. On muutunud tavaliseks saata välja sadu avaldusi ja mitte kunagi vastust saada. Mõnikord kulutavad inimesed 30 minutit avalduse täitmisele, ainult selleks, et saada tehisintellekti poolt genereeritud eitav vastus enne, kui nad on isegi vahelehe sulgenud. Keskmine milleniaal on näinud palkade seiskumist, mis tähendab, et nende ostujõud on väiksem kui nende vanematel samas vanuses. Ametikõrgendusi tuleb harva ja paljud teevad kahe inimese tööd. Aga kui küsida, kas nad mõtlevad lahkumisele, on vastus tavaliselt mitte mingil juhul. Praegu tundub tööturg nagu suur toolimäng. Muusika jäi vait juba aastaid tagasi ja kõik, kes said endale koha, ei tõuse püsti enne, kui see on täiesti vältimatu. Probleem on selles, et uusi mängijaid tuleb kogu aeg juurde. Millenialid ei püsi samal töökohal sellepärast, et nad seda armastavad. Nad jäävad, sest kardavad lahkuda. See ei ole ainult millenialide ja Z-generatsiooni vastasseis. Boomerid lähevad pensionile hiljem kui ükski eelne põlvkond ja püsivad selle juures ka tervemad. See tähendab, et rohkem boomereid ja X-põlvkonna esindajaid hoiavad kinni juhtivatest ametikohtadest, jättes milleniaalid kinni alg- ja keskastme ametitesse, selle asemel, et karjääriredelil edasi liikuda. Tulemuseks on see, et mõningaid algtaseme töökohti täidavad inimesed, kes on juba 40 lähenemas. See jätab Z-põlvkonnale mitte midagi. Pole kaua aega möödas, kui milleniaale nimetati veel lasteks, aga nüüd on nad jõudmas keskikka ja vanimad Z-põlvkonna esindajad lähenevad 30, leides endale väga vähe võimalusi. Nad on mitme põlvkonna ahelavarii viimaseks autoks pettunud ummikus, ilma et neil oleks võimalik isegi näha viivituse põhjust. Samal ajal seisavad millenialid nende ees järjekorras, püüdes tahavaatepeeglit eirata, et saaksid keskenduda oma tööle. Aga kui vaadata milleniaale lähemalt, avaneb palju hirmutavam pilt. Vanemate põlvkondade jaoks tähendas Ameerika unistus rikkust ja mugavust. Millenialide jaoks on see lihtsalt kindel palk ja mingigi stabiilsus. Milleniaalid on saanud tuntuks kui hustle-kultuuri esindajad, kellest paljud töötavad pikemalt ja võtavad vabal ajal lisatöid. Ja just seda nõu andsid neile ka nende vanemad. Kui sa töötad kõvasti, märkavad inimesed seda ja sind premeeritakse sinu pingutuste eest. Püsiva edu ainus tee on selle nimel pingutada. Miks siis tunnevad millenialid end ikkagi paigal seisvatena? Selgub, et vastus ulatub rohkem kui 10 aasta taha. Paljude jaoks tundus 2008 aasta uue ajastu algusena. Vanimad milleniaalid olid umbes 27-aastased, ülikooli lõpetanud ja tööjõuturul tõusmas. 11. septembri rünnakutest, mis riiki raputasid ja olid paljude milleniaalide elu esimene kriis, oli möödunud 7 aastat ning tulevik paistis helge. Kuigi riik oli sõjas, ei olnud ajateenistust ning enamik milleniaale jäi konfliktist puutumata. Ja siis kukkus kõik kokku. Tohutu majandusšokk tabas esmalt Wall Streeti ja seejärel kõiki teisi. Kriisi põhjustas peamiselt subprime-hüpoteekide kokkuvarisemine, kuid sellele järgnenud šokilained viisid mitmed suured pangad pankrotti ja Dow Jonesi indeks kukkus järsult. Täiemahulist depressiooni suudeti vältida tänu valitsuse päästepakettidele, kuid hinnanguliselt kaotati aastatel 2008-2010 umbes 8,7 miljonit töökohta. Need olid suureks majanduslanguseks nimetatud perioodi kõige raskemad aastad. Ettevõtted läksid pankrotti ja paljud neist töökohtadest ei taastunudki kunagi. Milleeniumi põlvkonna jaoks oli see tõsine hoop. Äkitselt ei eksisteerinud enam seda lubaduste rohket majandust, milles milleniaalid üles kasvasid. Paljud nägid, kuidas kogu nende tööalane edasiminek kokku varises, jättes nad olukorda, kus tuli alustada täiesti nullist. Vähestel ettevõtetel oli sel perioodil raha, et uusi töötajaid palgata. Need, kes sel ajal ülikooli lõpetasid, ei näinud ühtegi tööpakkumist. Ja loomulikult ei jäänud arved kunagi tulemata. Paljude jaoks tähendas see täiskasvanuks saamise pidurdumist, sest neil olid vanemad, kes lubasid neil koju jääda või tagasi tulla, kuni nad uuesti jalad alla said. Teiste jaoks oli ainult üks valik – rabeleda. Milleniaalidel polnud sel perioodil luksustöökohtade osas valiv olla. Paljud MBA-d leidsid end diivaneid müümast või oma kodulinnas Starbucksi kohvi segamas. Kui tehnoloogiaturg taastuma hakkas ning rakendused ja platvormitöö hakkasid tulevikku kujundama, hakkasid mõned Uberit sõitma või tegid osalise tööajaga kulleritööd, et oma sissetulekut täiendada. Enamasti tulid nad ots otsaga kokku, kuid see jättis neile vähe aega karjäärile keskendumiseks. Nad jäid paigale toppama, teenides piisavalt, et ära elada, kuid mitte piisavalt, et karjääriredelil edasi liikuda.
samas jälgis kogu seda olukorda Z-põlvkond. Kui rääkida tavalise Z-põlvkonna esindajaga, siis neil pole puudust kaebustest millenniumi põlvkonna kohta. Üks suur etteheide on see, et nad on paigale jäänud, lõputult 90-ndaid taas lavastamas ja rääkimas vanadest headest aegadest. Nad riietuvad endiselt nagu oleksid keskkoolis ja räägivad oma lemmiknostalgiafilmidest ja telesaadetest. Aga kui natuke sügavamale vaadata, võib see olla lihtsalt projektsioon. Z-generatsioon vaatab, kuidas millennialid rabavad kõige nimel ja kasutavad nostalgiat toimetulekuks. Ja nad küsivad, miks neil pole isegi seda. Asi pole selles, et Z-generatsiooni häiriks, et millennialid kõvasti tööd teevad. Neid häirib, et nad töötavad kõvasti ilma tulemusteta. Millennialid on justkui neutraalis kinni, neil ei õnnestu saavutada varasemate põlvkondade edu. Selle asemel, et juhtpositsioone üle võtma, istuvad nad kõige madalamal pulgal ja hoolitsevad selle eest, et keegi teine üles ei saaks ronida. Kui Z-põlvkond seda dünaamikat vaatab, tekib neil üks suur küsimus. Mille nimel me seda üldse teeme? Millennialide jaoks tundub see arvestus heidutab, Z-põlvkonna jaoks näib see võimatu. Palgad püsivad samad, samal ajal kui kõige muu hinnad aina tõusevad. Kui on üks asi, mis ühendab veel millenniaale ja Z-põlvkonda, siis see, et nad ei taha kuulda X-põlvkonnalt ega beebibuumeritelt, kui lihtne kõik kunagi oli. Vanaisa räägib, kuidas ta läks päev pärast keskkooli tehasesse, sai töökoha käepigistusega, töötas seal 47 aastat ning ostis maja ning kasvatas pere üles ühe sissetulekuga. Noorematele põlvkondadele kõlab see sama hästi kui ulme. 1985 aastal olid keskmisel perel 4 peamist kulu. Eluaseme, tervishoiu, transpordi ja toidukulud. Haridus võis olla lisakulu, kui käidi erakoolis või ülikoolis. Nende kulude katmine ja raha ülejäämine nimetati hea äraelamise hinnaks. 1980-ndate keskel kulus keskmisel inimesel nende katmiseks umbes 40 nädalat tööd. Ülejäänud 3 kuu sissetulek võis minna säästudeks, hädaolukordadeks või kulutati luksustele, näiteks puhkustele. Täna on olukord hoopis teistsugune. Kõigi nende asjade hind on järsult tõusnud, kusjuures igapäevaelus annab see enim tunda toidukaupade puhul, kuid palgad pole sammu pidanud. See tähendab, et 2025 aastaks näitab toimetuleku hinnaindeks, et mediaan meessoost töötaja peab sama näitaja saavutamiseks töötama endiselt 65 nädalat. Keskmine töötaja ei suuda enam seda näitajat täita, mis on viinud 2 sissetulekuga leibkondade arvu suure kasvuni ja inimeste vajaduseni põhiliste kulutuste pealt kokku hoida. Ometi kulud aina kasvavad. Kui juta ette, et jooksed maratoni, sa muutud järjest väsinumaks ja tunned, et oled peaaegu kohal, aga kui finišijooneni jõuad, nihkub see veel 100 jardi võrra kaugemale. See muudab sind üsna kiiresti heidunuks. Millennialid on sellega ka harjunud. Viimaste andmete järgi teeb 42% millennialidest lisatööd, et oma sissetulekut toetada. Numbrid on üsna sarnased ka Z-generatsiooni puhul, hinnanguliselt 45–46%. Neist teeb lisatöid. Ühe sissetulekuga pere on kadunud ja üha enam kaob ka 9–5 tööpäev. Töötamine võimandas varem ära elada, aga nüüd oleme õnnelikud, kui see võimandab nädalagi ära elada ja sellest ei pruugi piisata. Millenniaale on tabanud 3 järjestikust majanduskriisi, kusjuures 3. ja suurimat, COVID-19 pandeemiat, jagab nendega ka Z-generatsioon. Sulgemised põhjustasid tohutuid töökaotusi, mis ületasid isegi suure majanduslanguse. Hinnanguliselt kaotati ainuüksi 2020 aastal 22 miljonit töökohta. Asjad on sellest ajast paranenud, kuid paljud neist töökohtadest ei tule kunagi tagasi ning inflatsioon pole isegi natuke aeglustunud. Kumulatiivne inflatsioon on alates 2020 aastast ületanud 20%, mistõttu tundub, et pole võimalik kunagi järele jõuda. Tänapäeval on ainult üks selge tee eduni. Oluline pole see, kui palju sa teenid. Oluline on see, mida sa omad, aga kellele see kuulub. Enamiku inimeste jaoks on 2020 aasta sündmused piiriks, enne ja pärast. Millennialid püüdsid pärast 2008 aastat jalgu alla saada, kuid paljud olid leidnud teatava stabiilsuse. Majandus kohandus ümber ja mõned suutsid isegi kodu osta. Ja need millennialid, kellel oli kinnisvara enne 2020 aastat, on justkui rahalise lotovõidu saanud. Kinnisvara hinnad on järgneva 6 aasta jooksul tõusnud peaaegu 50%, andes neile millennialidele ühe vähestest tõeliselt stabiilsetest rikkuse allikatest tänapäeval. Lõppude lõpuks on üürimaksmisest pääsemine üks parimaid viise üldse raha säästa. Kõik teised võitlevad ellujäämise nimel. Numbrid ei paista Z-generatsiooni jaoks sugugi nii halvad. Tegelikult on neil koduomanike osakaal veidi kõrgem kui millenniaalidel, 26,3% võrreldes 24%-ga. Aga Z-generatsioonil on palju kõrgem võla ja sissetuleku suhe. Keskmine Z-generatsiooni tarbijavõlg on üle $34,000. Mahaad, mida Z-generatsioon ostab, kirjeldatakse sageli kui ellujäämispunkreid. Need pakuvad vähe ruumi laienemiseks või pere loomiseks, aga nemad on veel õnnelikud. Sageli öeldakse, et meil on rohkem maju kui kodutuid inimesi. Aga probleem on selles, et paljud neist kodudest ei asu seal, kus inimesed tahaksid elada.
suur majanduslangus ja Covid põhjustasid paljudele inimestele kõige kaotamise ning pank võttis sageli nende majad enda valdusesse. Paljud neist tühjadest majadest asuvad sügavalt maapiirkondades ja paljud neist on lagunenud. Mida rohkem on piirkonnas tühje maju, seda tõenäolisemalt on see piirkond majanduslikult alla käinud. See tähendab, et kellelgi, kes sinna kolib, pole võimalust odavast kinnisvarast kasu lõigata ja karjääri alustada. Z-generatsiooni jaoks tähendab see sageli, et neil on ainult üks valik. Ameerika kaubanduse keskused asuvad suurlinnades ja just sinna lähevad enamik noori, et proovida oma õnne leida. Kuid kodu saamine linnas on tänapäeval Heraklese mõõtu ülesanne. Kinnisvara ostmine New Yorgi või Los Angelese kesklinnas maksab enamasti üle $1 miljoni, mis tähendab, et kasu saavad ka äärelinnad. Suurenenud nõudlus on põhjustanud müügihindade järsu tõusu sellistes kohtades nagu Long Island. Keskmine Z-generatsiooni esindaja linnas elab üürikorteris ja ka üürihinnad on tõusnud. Keskmine üür New Yorgis on umbes $3700 kuus, mis tähendab, et see korter neelab suurema osa Z-generatsiooni elaniku sissetulekust. See muutub luks neist, kellel on vara ja neist, kellel seda pole. Millenniumlased, kes ostsid õigel ajal, said rikkaks. Neil on ligipääs ühele asjale, mille poole kõik püüdlevad, võimalusele põlvkondlikuks jõukuseks. Samal ajal kulutavad kõik teised kas kogu oma vara, et osta vähem ihaldusväärne kinnisvara, või jäävad lõksu üürimaksete nõiaringi, suutmata kunagi piisavalt säästa, et sellest välja pääseda. Z-põlvkond vaatab redelil ülespoole õnnelike millenniumlaste poole, muutudes üha enam kibestunumaks. Aga nad ei saa päris hästi aru, et paljud millenniumlased on samuti nendega samas olukorras kinni. Kas on siis ime, et nad hakkavad arvama, et mäng on lihtsalt ette ära otsustatud? Tööturul on Z-põlvkonnal maine probleem. Tööandjad vallandavad neid sagedamini kui millenniumlasi. Kõige suuremad etteheited on nõrgem töömoraal, väiksem valmisolek teha rohkem kui tööülesanded ette näevad ning vähene huvi karjääriredelil tõusta või töökultuuri omaks võtta. Samal ajal peetakse millenniumlasi järjepidevalt kõige lihtsamaks põlvkonnaks, kellega koos töötada. Nad on sillaks traditsiooniliste reeglipäraste töötajate ja nooremate tehnoloogiateadlike töötajate vahel. Z-põlvkonda hinnatakse seevastu pidevalt kõige madalamalt. Asi pole selles, et Z-põlvkond ei tuleks täiskasvanu eluga toime, vaid nad on lihtsalt loobunud üritamast konkureerida mängus, mis nende arvates on nende vastu juba ette ära otsustatud. Nad lahkuvad palju tõenäolisemalt kohe, kui nende vahetus lõpeb, keelduvad lisavahetusi tegemast, ei tule tööle vabadel päevadel või jagavad oma tähelepanu põhitöö ja kõrvaltöö vahel. Tegelikult ütleb 50% neist, et nad ei püüagi edutamist saada, sest pakutavad keskastmejuhi kohad tähendavad nende jaoks suurt stressi, kuid ainult väikest palgatõusu. Nad ei ebaõnnestu, nad lihtsalt loobuvad sellest mängust. Ja põhjuseks on millenniaalide hoiatav lugu. Millenniaalid on omaks võtnud töörabamise kultuuri nagu ükski teine põlvkond. See juhtub siis, kui sind korduvalt maha surutakse. Sa teed kõik, et uuesti püsti tõusta. Kõik need beebibuumerid, kes armastavad rääkida, et nooremad põlvkonnad ei tea dollari väärtust ega ausa tööpäeva hinda, siis millenniaalid teavad seda liigagi hästi. Paljud pidid end uuesti üles ehitama nii 2008. aasta majanduskriisi kui ka COVID-19 krahhi järel ning nad tegid seda end viimase piirini pingutades. Täiskohaga töö ja kõrvaltööde kõrvalt pole sugugi haruldane, et millenniaalid töötavad mõnel juhul 60 tundi nädalas. See ohverdus oleks seda väärt, kui nad selle eest rikkaks saaksid. Z-generatsioon ei vaata millenniaalide ravelemiskultuuri ja töömoraali imetlusega. Nad vaatavad seda õudusega. Nad näevad selles lõplikku kinnitust oma seisukohale, et see süsteem lihtsalt ei ole enam pingutust väärt. Mis võiks olla hullem, kui terve elu tööd rügada ja pikaajaliselt selle eest vähe vastu saada? Nad näevad, kuidas millenniaalid nende ees rabelevad iga dollari nimel ja jõuavad ikkagi samasse punkti. Kas see saaks üldse hullem olla, kui nad lihtsalt täielikult kõrvale jääksid? Nad ei logele niisama, vaid lükkavad tagasi kogu majandusliku dünaamika, millega kõik eelnevad põlvkonnad üles kasvasid. See ei ole lihtsalt töökoha trend. See on häirekell kogu süsteemile, milles me elame. Kui see toimuks ainult töökohal, ei oleks inimesed pooltki nii mures, aga nii see ei ole. Z-põlvkond kaotab usu peaaegu igasse suuremasse institutsiooni enda ümber. Me elame juba praegu ajastul, kus usaldus institutsioonide vastu, millele eelnevad põlvkonnad toetusid, on rekordiliselt madal, alates kongressist kuni ülemkohtuni. Kuid Z-põlvkonna seas on see usaldamatus veelgi sügavam. Ainult 14% noortest täiskasvanutest usub, et kongress või suured ettevõtted tegelikult hoolivad neist. Tundub, et põlvkondade vahel on palju lõhesid. Aga tegelikult on nii Z-põlvkond kui ka millenniaalid samas paadis ja see paat vajub põhja. Z-põlvkond vaatab millenniaale ja näeb enda ees edukamat põlvkonda. Millenniaalid näevad enda järel kiiresti peale tulemas ambitsioonikat ja radikaliseerunud nooremat põlvkonda. Aga mõlemad põlvkonnad kannatavad, nad lihtsalt ei saa sellest aru. Kokku omavad nad 2026. aasta seisuga vaid 11% kogu USA varast. See jätab nad kõvasti maha, kuna beebibuumeritel on majandusele ja kultuurile tohutult suur mõju.
X-põlvkond lõikab vaikselt kasu stabiilsusest, mida nad oma tööaastatel kogesid, ja nad on üldiselt rahul, et vihane põlvkond näib olevat nad unustanud. Milleniaalid ja Z-põlvkond võitlevad jäänuste pärast, samal ajal kui vanematel põlvkondadel on ülejäänu seifis ja nad on ukse lukku pannud. See pole ka midagi uut. 1990 aastal kuulus beebibuumeritele umbes 21% kogu varast, mis on rohkem kui 2 korda rohkem kui milleniaalidel praegu. Süsteem töötas nende kasuks ja nad kasutasid seda täielikult ära. Aga nüüd hoiavad nad kogu seda vara enda käes ega tunne eriti huvi seda jagada. Paljud milleniaalid lootsid pärandusele oma vanematelt, kuid nägid hoopis, kuidas vanemad müüsid maja maha ja asusid nautima kruiisidest tulvil pensionipõlve. Ja kui see varakamber on lukus, siis kes hoiab võtit, kui alles on vaid nooremad põlvkonnad? On üks jõud, millele keegi ei suuda vastu panna ja see on ajakulg. Lõpuks lahkuvad beebibuumerid ajalukku, ehkki palju vanemas eas kui varasemad põlvkonnad tänu eakate hoolduse ja haiguste ravi paranemisele. Siis on X-põlvkonna kord pensionile mõelda, jättes milleniaalid tööjõus domineerivaks põlvkonnaks. Aga selleks ajaks, mis sellest alles jääb? Praegu on milleniaalid ja Z-põlvkond üksteise vastu seatud. Samamoodi nagu 2 kerjust pannakse vastamisi, kui mees, kes sööb tervet kalkunit, viskab neile kondi. Kuid selle võitluse taga on kujunemas palju suurem kriis. Tänapäeva tööelu, lihtne matemaatika ei võimalda enam traditsioonilist keskklassi elustiili, olenemata sellest, kas oled 25 või 40 aastane. Mõlemad põlvkonnad on tõmmatud samasse nõiaringi. Üks tunneb, et suudab sellest jagu saada, teine aga usub, et parem on üldse mitte mängida. Sellele nõiaringile on ainult üks lõpp. Jah, milleniaalid pole 90-ndatest veel üle saanud ja võivad olla naiivsed süsteemide suhtes, milles nad endiselt püüavad võita. Z-põlvkonnal puudub töömoraal ja nad veedavad kogu oma aja ekraanide ees. Kuid need pealispindsed erinevused kõrvale jättes on mõlemal põlvkonnal palju ühist. Mõlemad kasvasid üles ajastul, mil Ameerika jõukusajastu näis hääbuvat. Mõlemad nägid, kuidas süsteemid, millesse nad pidid uskuma, neid alt vedasid. Mõlemad nägid, kuidas maailm liikus edasi ilma nendeta. Ja mis võimukandjaid kõige rohkem hirmutab, on see, et nad hakkavad sellest aru saama. Sellel sõjal on ainult üks lõpp. Kuid Z-põlvkond ja milleniaalid mõistavad, et nad ei võitle mitte suurima tüki pärast. Nad võitlevad selle pärast, mis on alles jäänud. Ja sellest ei piisa kummalegi rühmale. Nii et üha enam pöördub Z-põlvkond oma vanemate kaaslaste poole ja ütleb, süsteem ei tööta meie jaoks ja tundub, et see ei tööta ka teie jaoks. On üks ressurss, mida ei saa kokku kuhjata – noored. Iga tööstusharu vajab lõpuks uut põlvkonda ja kui milleniaalid ühinevad Z-põlvkonnaga vaikses loobumises, ei tea keegi, mis edasi saab. Kas tahad teada, kuidas beebibuumerid Ameerika unistuse vallutasid? Vaata You Need to Be Mad Now kõigi hirmutavate detailide teadasaamiseks või vaata USA majandus on kohe murdumas, et saada hoiatust järgmise kriisi kohta, mis võib kohe nurga taga olla.